Tere, head Youtube'i kuulajad ja Kagu Raadio vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks külaliseks, nagu alati, teie poolt hinnatud ja austatud Maik Kalamus. No tere, Maik! No tervitused siitpoolt Lompi USA-st, Washington DC-st. Noh, ma ei tea, kui palju austatud, aga kuulatakse vist küll ja rohkem võib-olla kurikuulus, mitte kuulus. Kurikuulus. jah, ja siis ongi see, et no vaata, sina oled üks vihane võitleja, Eestimaa mees, elad Ameerikas ja tunned rohkem huvi Eesti riigi, tema käekäigu, tema rahva vastu, mis saab ja üks oluline teema, mida sa oled väga pikalt teinud, on e-hääletus, mida tänase päevani meil on 6 Riigikogu erakonda, kes istuvad seal, ma ütlen, et kas näpp suus või näpp perses, aga mitte midagi nad ei tee, isegi ei kavatse ja kõvad kritiseerijad, aga ei tee ja sina korjad allkirju. Ometi on see, kõigil neil on 10 000 liiget, 1000 allkirja korjata oleks käkki tegu või teine, mida Mart Helme võiks teha, kes ütleb, et Trump on tema hea ma ei tea, kas sõber, aga noh, ütleme, kellega ta võib suhelda, helistab ja isegi võib-olla Trump võtab vastu ja saab sinna tulla rääkima, aga ta ei ole seda ette võtnud. Ma uurisin tema liikmete käest, EKRE liikmete käest, nemad ütlesid, et on olnud juttu, jutust on vähe. Martin Helme on vaja tegutseda, et see ebaaus hääletussüsteem oleks Eesti riigis kadunud. Ja no tuletab me meelde, et 2023 Riigikogu valimised olid silmnähtavad, esimene kõige suurem pettus, kus ei olnud enam mitte mingit kahtlustki. Noh, näiteks siin Mustamäel, kus ma ka kandideerisin, kui paberhääled olid, ütleme, Reformil ja EKRE-l umbes samad, siis e-häälte vahe oli 10-kordne. Noh, seda ei seleta mitte ühegi statistikaga ära. No see on selge. Aga minul suurem küsimus on see, et kui nihukene pettus oli silmnähtav, siis miks sinna parlamenti üldse mindi? Oleks olnud ju riigimehelik ütelda niimoodi, et ei, me selle pettusega kaasa ei lähe. Me ei lähe sinna parlamenti, sest et see ei ole õiglaselt valitud. Oleksid sealt siis kõrvale jäänud, ütleme, EKRE, Keskerakond ja võib-olla ka siis Isamaa, oleks see automaatselt ju lagunenud ja oleks tulnud uued erakordsed valimised ja ma pean kihla, et siis e-hääli ei oleks kasutatud. Nii et noh, võib-olla tõesti see raha, mis seal palgaks saadakse, on nii suur motivaator, et ükskõik kuidas tuleb ikka sinna kohale minna ja siis see palka ja raha vastu võtta. Et eriti kui perekond ja perekonnad sõltuvad sellest rahast seal. Noh, see näitab seda, et kui palju tegelikult hoolitakse siis tavaeestlasest. Et ma ei räägi ainult EKRE-st, aga ka näiteks Keskerakond võiks ju jalad kõhu alt välja võtta, samamoodi Isamaa. Aga noh, näha on, et praegusel hetkel mitte kellelgi mitte mingit huvi ei ole seda e-valimisi kaotada. Noh, nad võivad teha väikseid kõnesid seal Riigikogus, aga sellest absoluutselt mitte midagi ei muutu. Või tegeleda mingisuguste nüanssidega valimiskomisjoni suhtes, millega absoluutselt jällegi mitte midagi ei muutu. Et see on niisugune pakasuha, oli vene keeles selline sõna, et lihtsalt tehakse nagu midagi liigutatakse, aga tegelikkuses reaalsusega ei taheta nagu mitte midagi korda saata, et noh, kahju, et see nii on ja noh, säravaid isiksusi Eestis on vähe, kes julgeksid siin sõna võtta või midagi korda saata. Noh, ja kui vaatame siin neid eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimisi, noh, siis oli selge ju ennem seda, ma kutsusin üles, et läheme kutsume vaatlejad kohale isegi USA-st. Olid nõus inimesed tulema, juristid, et tulla siis vaatama, kuidas Eestis siis e-hääletus käib. Aga ma ei leidnud mitte ühtegi koostööpartnerit. No, ja nüüd, kui mõtlesime, et kutsume siis ise ja hakkame allkirju koguma, kuid kahjuks on, kas inimesed on väsinud või milles asi on, me oleme kokku saanud 100 allkirja.
noh, vaja oleks kokku saada, ütleme, 1000 allkirja, et asjal kaalu oleks ja siis vastavalt sellele kutsuda siis välisvaatlejaid. tuletan meelde, et Ungaris olid just valimised. seal oli, neil oli üle 100 erineva välisvaatleja, kes vaatlesid nende valimisi. aga miks siis meie, Eesti võiks nendele kutsuda ja teha samamoodi? samamoodi käisid vaatlejad Poola valimistel, andsid sellest teada seal, kuidas, mis seal probleemid on ja toodi maailma avalikkusele ette, et ma ei saa aru, kuidas siis nagu uuest erakonnast keegi ei suuda siis seda nüüd teha, et kutsuda korralikud välisvaatlejad ja lihtsalt anda välismeediale teada, mis Eestis toimub. nii et kel huvi on allkirja anda, siis saab minna Eesti Eest lehele, ma panen sinna lingi ülesse, kus saab allkirju anda. aga jah, hetkel tundub, et inimestel, kas nad on väsinud asjast või nad ei julge või mis iganes neid tagasi hoiab. sest et noh, kui 2027 valimised tulevad samasugused nagu 2023, siis noh, siin ei olegi enam midagi teha, siin ei ole nagu mitte midagi enam päästa, sest et see riik on siis juba allavoolu läinud. jah, ja kui mõelda, et meil on, ma juba enne mainisin, 6 erakonda ja see 1000 allkirja korjata on neil paari päeva küsimus, kui nad tahaksid. eriti Keskerakond, kes räägib, et e-valimised on saatanast. no tehke ära siis, sõbrad, Mihhail Kõlvart, peasekretär Anneli Ott, võtke see asi käsile ja korjake 1000 allkirja ja ongi välisvaatlejad siin kohal ja see asi lõpetatakse ära. või võtame kasvõi see, et kui Jüri Ratas 2016. aastal oli peaminister, oleks ta saanud selle teha poole tunniga ära lõpetada või justiitsminister Mart Helme oleks päevapealt ära lõpetanud, aga nad ei tahtnud, nad tegid igast, tõid Kuusiku sinna sisse ja siis Kuusik oli naist jalaga löönud, ma ei tea, kas parema või vasakuga. pärast ja president veel tuli, Kersti Kaljulaid tuli, sõna on vaba nagu kloun sinna. no sihuke klounaad oma riigi eest, mille heaoluks me peame kõik tööd tegema, et meil oleks hea ja turvaline ja toimiv riik, aga seda ei tehta, nad ei taheta. oskad sa öelda, mis on see, no sa ütlesid väsimus, ei ole, ma näen rõõmsate nägudega seal Riigikogus naeravad ja viskavad huumorit, aga tõsist tegu nad ei taha. ei ole siin väsimustegu, millega siin tegu on? no ma arvan, et rahvas on väsinud, mitte siis need, kes Toompeal istuvad, et need 101 välja valitud, need on nagu elavad teises dimensioonis. noh, kujuta ette, kui sulle endale jookseb palk niimoodi, et sa ei pea isegi tööl käima. noh, kui sa vaatad, kui palju sinna kohale üldse ilmub Riigikokku, noh, seal on ainult käputäis inimesi. kus siis ülejäänud on, noh, eks nad ole seal kuskil baaris või kus iganes lõbu peal. noh, ega see ongi niimoodi, mille pärast nad tahavadki see, et see süsteem edasi läheks, ilusasti raha taskusse tuleks, tehakse teatrit, räägitakse ilusaid jutte raadios, televisioonis, aga noh, reaalsusega pole seal mitte midagi enam pistmist, et noh, kahju jah, et see selline on, et aga jah, noh, rääkides Jüri Ratasest, siis tema käis ju Bilderbergi grupi kohtumistel. noh, on selge see, et tema on noh, täielik liberaal ja praegu ma ei saagi aru, mis variandi järgi ta on siis Isamaas, et missugused need siis kokkupuuted on, noh, ütleme, poliitilised kokkupuuted on. noh, Isamaa on muidugi ka niisugune globalistlik, noh, poolkonservatiivne erakond, meenutab mulle neid Inglismaa konservatiive, kes suutsid ikkagi veel rohkem riiki tuksi keerata kui ennem, lastes globalistidel sisserännet teha, lastes igasuguseid lollustega hakkama saada. noh, tuletan meelde veel Covidi üks suur eestvedaja oli siis Boris Johnson, samamoodi Boris Johnson, väidetavalt siis niinimetatud konservatiiv oli ju see, kes ei lasknud alla kirjutada rahuleppele Venemaa ja Ukraina vahel. noh, nii et me ju näeme, kuhu see asi kõik edasi läinud on ja kahjuks Eestis noh, ütleme EKRE koha pealt on see, et noh, see on nende enda ütlus, see ei ole minu välja mõeldud, on noh, nende lööklause, et teeks, aga mitte midagi teha ei saa. et noh, see näitabki ära täpselt selle, millega tegu on ja missugused poliitikud seal on ja selge on see, et nad on, noh, nad on täpselt nagu näitlejad.
kujuta ette, teatritrupp teeb ühe näidendi nimeks on Eesti demokraatia. Ühed mängivad siis konservatiive, teised mängivad siis liberaale, neil on siis skript on ette antud, mida nad seal rääkima peavad, vaidlema peavad. Ja noh, nagu me teame, sellisest teatrist ei tule mitte midagi välja. Et inimest, kes siis Eestit esindab, kes tõsiselt nagu südant vaevaks Eesti koha pealt, noh, 101 juures, kes seal Toompeal on, ma ei näe kedagi. Ausõna ei näe. Ja noh, kui seal kõnepuldist midagi räägitakse, noh, räägitakse näiteks e-valimiste vastu, siis sellest ju mitte midagi ei muutu, sa võid ju rääkida, aga reaalsuses ei muutu mitte midagi. Nii et kahju on see ja ma usun, et Eestile on vaja, kui Eesti tahab veel kuidagi ellu jääda, siis on vaja välisvaatlejaid ja on vaja seda välismaa pressi kohale, et mis siin täpselt toimub. Et ma loodan, et ka USA suursaadik Piko võtab selle asja ette ja ka hoiab silma peal Eesti valimistel. Praegusel hetkel on küll niisugune selline imelik tunne, et ta on nagu väga sõbralikes suhetes Reformierakonnaga. Ma just nägin, kuidas ta postitas, kuidas nad rõõmsalt Liisa Pakostaga kokku said. Noh, hullemat LGBT inimest noh, on raske leida ja ma arvan, et USA peaks ikkagi tegutsema natuke teistmoodi ja ikkagi konservatiivsetele väärtustele rõhuma. Ma toon näiteks nüüd USA suursaadiku Poolas, Thomas Rose, kes siis väga-väga kõvasti aitab kohaliku poole konservatiive, aitab neil sõnumit saata Donald Tuskile, kes on siis Poola peaminister, liberaal. Nii et noh, väga jõuliselt on asunud aitama poolakaid, aga mis teeb Pipko, sellest ma ei tea. Või on ta ka aru saanud, et Eestis ei olegi ühtegi poliitilist jõudu, kes suudaks midagi või tahaks midagi muuta. Et siia jääb nagu suur küsimärk ülesse. no ma imestangi, et sa oled nii pikka aega rääkinud, selgitanud ja ei teki selliseid aktiivseid inimesi erakondade hulgast, kes võiks, ma vaatan, Peeter Ernits, tuntud ajakirjanik, osav sõnasepp, jah, tema käib kuskil rabades, kirjutab seal uudiseid, kuidas kevad tungib juba meie ellu, aga sõnagi sellest, et meil on e-valimised, mis häirivad meie elu, meie tegemisi, ei sõnagi ja neid on teisigi seal, kes seal Facebookis edvistavad. aga ma mõtlen, et kas on veel, ütleme, et 11 kuud on veel aega selleks Riigikogu valimisteks, kas on veel võimalus kuidagi seda mõjutada või me peame nüüd hakkama iga päev saateid tegema? No kas saate tegemine aitab, et on ikkagi teod on need, mis loovad ja loevad, et noh, iga inimene saab ju ise ka midagi ära teha, näiteks ei ole raske võtta ja kirjutada kiri näiteks, miks mitte siis otse USA saatkonda ja paluda neil siis hoida silma peal e-valimiste koha pealt. See asi toimib täiesti, sest et see oli 2 aastat tagasi, kui Budapestis me tegime samasuguse pöördumise rahva poole, et palun saatke siis kirju Valgesse Majja, paludes siis uusi suursaadikuid ja sealt tuli ikkagi sadu ja sadu kirju, mis sinna Valgesse Majja kohale jõuti ja tekitasid seal täitsa hämmingut, et kuidas nüüd inimesed ärganud on ja niimoodi kutsuvad kõike, et noh, aga ma ei tea, kas eestlase tagasihoidlikkus või mis see on, mis neid tagasi hoiab. Noh, nagu ma olen ennem ütlenud, ma ei näe Eestis hetkel poliitilist jõudu, kes suudaks midagi muuta. Selleks peab tulema midagi uut rohujuure tasandil. Noh, meil on inimesi, kes seda teeksid, aga noh, kuidagi on siis ikkagi selline, et igaüks ajab oma asja ja ei suuda koostööd teha. Nüüd on tulemas Marylandis vabariiklaste kongress, kus ma üritan siis jällegi üles võtta teema, et mis toimub siis USA saatkonnas Eestis, miks nad teevad nii, nagu nad teevad ja rohkem poliitiliselt mõjutada siitpoolt, et midagi siis Eestiga ette võetaks, sest et noh, praegusel hetkel, nagu sa näed, see
niinimetatud Titanic, mis Eesti riik on, läheb kiiresti põhja. tuletame meelde, et ju nüüd nädal aega tagasi tuli välja, et Eesti riik oli Eesti ainukese suurima maavara maha parseldanud oma sõpradele. Noh, olematu raha eest, vist oli 30 miljonit oli, kui ma õieti mäletan. 15. 15 miljonit, noh, ja 30 aastaks. No see tähendab ainult ühte asja, see on lõpp ja see on ju riigi, see on rahva vara, see ei ole kellegi isiklik vara ja seda niimoodi oma sõpradele maha müüa, no vähegi normaalses riigis, ma ei räägi Aafrika riikidest, läheks keegi kinni selle eest väga pikaks ajaks. aga noh, 30 aastaks, kui on Eesti põlevkivi ära võetud, see tähendab seda, et odava elektri aeg on läbi, see tähendab seda ka, et majanduse aeg on läbi, mis nõuab mingisugust tootmist, sest et tootmisel läheb sul elektrit tohutult. ja noh, ei saa Eestisse noh, investeeringuid ja Eesti jääbki niisuguseks nurgariigiks, kui midagi ette ei võeta, et noh, need asjad on väga-väga murettekitavad. No ma veel eelmise teema juurde, siis lähme selle põlevkivi, et Margus Tsahkna on Eesti välisminister, Eesti 200, mis on praegust laua all. kas ta sealt välja tuleb, siis Margus, ole hea mees, Tsahkna, härrasmees. ja meil on Pevkur olemas, kes tegeleb kaitse ja sõjaküsimustega. sina tegele oma riigi alles püsimisega ja kui sa selle kangelastöö ära teed, võib-olla antakse sulle isegi medal, et sa käid USA-s ja selgitad olukorda ja palud abi, et e-valimised on tõesti meil kurjast ja neid ei saaks niimoodi teha, sest ükski riik ei ole Euroopas küll üritatud ja tahetud teha, nii Saksamaal oli vist jah, ja Soomes, aga pole õnnestunud. nii et Margus Tsahkna, ma kutsun sind, palun, ole härrasmees ja tahad jälle uuesti Riigikokku saada, siis sind tassitakse Riigikokku, kui sa oled USA saatkonda ja räägid otsest olukorrast ära, sa saad seda teha, siis ei ole vaja meil ringi joosta maikiga. ma olen ka korjanud hääli, et neid 1000 häält kokku saada. no muidugi Tsahkna koha pealt noh, tekib mul küsimus, et kas ta on kunagi midagi teinud kellegi teise heaks peale iseenda. et tuletan meelde, et tegelikult Slava Ukraini noh, on temaga tugevalt seotud. Saksamaa välihaiglate müük Ukrainale oli temaga väga kõvasti seotud, kust suured rahad kaduma läksid. nii et noh, ja kusjuures ma võin ütelda, see vist enam ei ole saladus kuskil, et Tsahkna eriti kaine peaga kuskil ei käi. et ta on saanud hakkama nii Euroopa Brüsselis, no USA-st rääkimata ja ka Ukraina pidi olema noh, niisugune põhikoht, kus enne maandumist juba end külili tõmmatakse, nii et noh, kujuta ette, see ongi Eesti siis tipptase. noh, miks ta midagi ei tee, seepärast et ta ongi noh, ma ei taha ütelda täise naistega, aga naised saunas täpselt nii rääkisidki ja mul on ka taksojuhid, kes töötavad siin Tallinnas, on niimoodi eraviisiliselt rääkinud, et Tsahknat on nad sõidutanud siin erinevate bordellide vahet. nii et noh, mul nagu kaob igasugune usk sellisesse inimesesse ära. ja noh, see ongi see, mis on Eesti tuksi keeranud, täpselt sellised inimesed, kes mõtlevad oma rahakoti peale, selle, et saaks kuskilt midagi nihverdada ja kõrvale panna. muidugi noh, mitte ausal teel. ja noh, sellised inimesed tuleb võimult elimineerida. no ma ei räägi, et teised midagi väga palju paremad oleks, sest tundub, et alkoholism ja igasugused narkoained on suur probleem Eesti siis valitsevas ringkonnas, et see ei ole jällegi saladus, et see kokaiin neile nii hirmsalt meeldib seal, et võib-olla peale pummeldamist järgmine päev on hea end jälle sirgeks tõmmata või mis iganes nad teevad. nii et noh, loota, et sellised inimesed hoolivad eestlasest ja Eesti riigist on väga-väga nagu raske. jah, kahju, väga kahju, et Margus Tsahkna, noor mees, võiks teha Eesti riigi heaks, aga lähme nüüd selle põlevkivi juurde. ja imelik on see, et tuli uudis, ilmus uudis, kõik rääkisid, et Eesti tänane valitsus on müünud 100 miljonit tonni põlevkivi, ei tea kellele.
ja siis hakati uurima Riigikogust igalt poolt ja kujuta ette, selgus välja, oleks võinud kohe öelda, et jah, me müüsime oma Eesti ettevõtjale VKG või mis ta on, selle maha ja noh, oli niimoodi veel põhjus, et mitte täielikult ära müüa, vaid kasutusõigusega. Siis kujuta ette, kui sa mets kasvab 100 aastaga tagasi, ega põlevkivi ei tule 1000 aastaga tagasi, need on kaks väga erinevat asja. aga nii ta tehti ja nii läks ja ometi oleks pidanud Riigikogu seda teemat arutama või isegi üldrahvalikul arutelu, olgu, et ta on oma mees ja see mees siis see Kuusk, kes on see Aktuaalse Kaamera Foorumi reporter või mis stuudio ta on, esimene stuudio ja tema ka oli nagu varest nokkis tatti selle mehega. oleks võinud ikka jõulisemalt küsida, jah, tõesti, müüs, tehakse õli, õli müüakse maha, välismaale saadakse raha, sealt makstakse Eesti riigile maksed, nagu kõik teevad seda. aga küsimus on see, et see tegu oli ebaseaduslik, kriminaalne. kes seda ütleb, et Eesti riik sealt mingit raha saab, sellepärast et maksude kaudu. jah, aga võid vaadata tausta, kes on omanikud seal Viru keemiagrupis, et ma konkreetselt tean, kes on seal omanikud ja tegijad, ma nimesid välja ei hakka ütlema. äkki annavad mind kohe kohtusse, aga igaüks saab ise need välja uurida, kes need on seal taga ja nende inimeste tausta. nii et noh, kui me räägime, et Eesti valitsus on selline kriminaalne organisatsioon, siis Viru keemiagrupp on, ma arvan, võib-olla isegi ülevalpool neist oma sakerdamistega. ja noh, ma usun, et seal ongi asi niimoodi, et keegi sai näpud rasvaseks. see liigub kuskile teistpidi, ei ole ka ime, kui pärastpoole seesama põlevkivi Eestil tagasi müüakse suure rahaga. noh, nii nagu Eestis asjad käivad, nii et kindlasti ma arvan, et see on väga halb mõte, mis tehti ja eriti praeguses turusituatsioonis, noh, kus maailma noh, üldse õlitööstus ümber mängitakse. nii et noh, minu jaoks on see niisugune salastamine, niisugune sahkerdamine, niisuguste inimestega businessi ajamine, noh, on nagu rohkem kui küsitav, et aga ju see ongi Eesti Nokia, kuidas saavad mõned väga rikkaks ja ülejäänud rahvas imeb näpu pealt. jah, imelik ongi see, et Narva elektrijaamad, mida võiks korda teha ja nad toodaks meile elektrit täies mahus. me oleme kõik elektriga, odava elektriga siis varustatud ja isegi Läti saab meilt osta. aga millegipärast käivad mõtted, et 2030 tõmbame Narva elektrijaamale kriipsu maha, seepärast et seal peaks hakkama nagu tegema teatud määral remonti. no teeme remonti, teeme kasvõi kapitalremonti, aga see on võimas tehas, mis annab meile elektrit odavalt ja pikaks ajaks, aga selle peale ei mõelda, sellepärast et on mingid rohelised, kes ütlevad, et see reostab õhku. noh, alati võib midagi välja öelda. et ma arvan, et siin on muid asju, mis reostavad kordades rohkem kui see põlevkivi ja see Narva elektrijaamad. et aga kogu see käitumine ja kui Keskerakond tõi selle probleemi Riigikokku, siis saalis polnud rahvast ja sihuke köki-möki jutt käis. no nii see täpselt ongi, mul on tunne, et noh, niinimetatud välisinvestorid, nimetame seda Soroseks või kes iganes, et kogu nende plaan oligi Eestiga see, et ta teha vaeseks ja ajada pankrotti. ja siis saab teha Eestiga mis iganes tahetakse. et noh, rahvastiku väljavahetamist me juba näeme, ei õnnestunud seda Nõukogude riigil Eesti rahvastikku välja vahetada. noh, praegusel hetkel on reaalsus on see, kui vaadata noh, mitteametlikke statistikaid, ametlikke statistikaid enam keegi ei usu, siis eestlased ongi vähemusrahvus oma maal. nii et noh, ongi põhimõtteliselt noh, pidu läbi ja üritatakse rahvast ümber vahetada. vaatame Ukrainat, Ukrainas ju käib praegu täpselt samamoodi. Zelenskõi tegi leppe, et 500,000 murjamit tuleb sisse Aafrikast Ukrainasse, et Ukrainat uuesti üles ehitada. noh, kui vaatame seda, et 20 miljonit on vist umbes sinnakanti on välja läinud ukrainlasi,
ja noh, asemele tuuakse nüüd siis mustasid. noh, kui sa tead mõnda riiki, kus on mustad, kes on sisse toodud tööle hakanud, siis anna mulle ka teada. Rootsis on see protsent, mis ma vaatasin eile, vaatasin igaks juhuks üle, oli umbes 5% juures, kes tööl käivad, need, kes sisse tulnud on. noh, siis ise ette kujutate ja no kui näiteks siin võtta Ameerika statistikat, noh siis asi on veel hullem, et noh, kui ma neid numbreid ette hakkaks ütlema, siis öeldakse kohe, et rassist on ju, aga reaalsus on see, et ainult 1% valgetest inimestest saab sotsiaalabi, aga noh, näiteks seal äh, teise nahavärvi esindajad saavad seal 60-70% juures. nii et noh, kes maksab arve, et Eestis samamoodi, kes maksab arve, on tegelikult seesama kohalik eestlane. ja kui sisse vedada inimesi, siis noh, siin pikka pidu enam ei ole. ja kui teada seda, et praegult võetakse noh, igasuguseid invaliidsuspensioneid, asju ära, noh, see on noh, ülimalt kurb, mis Eestis toimub ja tundub, et noh, rahvas ei ole üles ärganud veel või on siis nii tõesti käega löönud, et on raske sellest aru saada. ja nüüd eelmine nädal kerkis üles imeline mees nimega ukrainlane Artur Jermolaev, kes siis röövis, noh õigemini ütlen, pettis või röövis 100 miljonit ja Eesti politseid kiideti selle eest, et leidis selle mehe üles ja leiti kompromiss, et 8,5 miljonit annab tagasi ja anti siis talle võimalus, et kadugu Eestist minema ja vend tellis eralennuki ja lendas Iisraeli. räägi meile sellest täpsemalt, kuidas see lugu käis. no konkreetsest loost ma rohkemat ei tea, kui on noh, alustame sellest, et huvitaval kombel maailmas on selline asi, et sa ei tohi Iisraeli kritiseerida, muidu sa oled siis kohe Iisraeli vastane. sa ei tohi, ütleme, sioniste kritiseerida, noh nagu Soros ise ütles, et kes mind julgeb kritiseerida, saab antisemitismi märgi endale külge. noh, nii me oleme maailmas jõudnud olukorda, kus teatud rahvusgruppi ei tohi üldse noh, kritiseerida. noh, eestlane eestlast võib kritiseerida või eestlane ameeriklast võib kritiseerida, aga ühte välja valitud rahvast ei tohi. ja muidugi tuleb ta meelde, et seesama Artur oli ju rahvuselt juut ehk on rahvuselt juut ja Ukraina juut. ja no nagu me teame Zelenskõi sõpradest, kes on ka siis noh, juudi rahvusest ja muidugi juutidel kohe on juudi Iisraeli pass. Nemad ju samamoodi, kui tulid välja need suured pettused, esimese lennuga lendasid nad Iisraeli ja sealt noh, neid keegi kätte pole kunagi saanud. Arturiga ma arvan, et tehti lihtsalt diil, et saad väikseid vastu näppe, 100 milli jätad taskusse, noh, ütleme siis 92 milli jätad endale taskusse, meile annab ka nutsukese ja me laseme seal minna. noh, ma pean kihla, see oli juba ette määratud, niimoodi tehti lihtsalt natuke jälle teatrit ja lasti tal minna. Iisraeliga on selline asi, mis on USA-s suureks probleemiks, on siin näiteks süüdi mõistetud pedofiilid. no need mehed, kes väikseid lapsi taga ajavad. Nad on süüdi mõistetud, aga neil on lastud esimese lennukiga minna ja kuhu Iisraeli. ja Iisrael ei ole mitte ühte neist välja andnud. ta keeldub üldse kedagi, kellel on Iisraeli pass, välja andmast teistesse riikidesse. nii et kus on see õigus? ja tuletan meelde, et USA annab ju kümneid miljardeid aastas lihtsalt finantsabi Iisraelile. nii et noh, minul tekivad suured küsimused sinna asja järgi ja ma pean kihla, et see asi kõik oli kokku lepitud ja keegi sai jälle kuskilt, võib-olla isegi sõber Sahkna sai endale kopika taskusse jälle. et noh, nii see õigusriik on, et ühte inimest loobutatakse aastaid, kui ta on siin teinud 8-eurose juukselõikuse. noh, teine paneb 100 milli taskusse ja läheb minema nagu õige mees. et see, ütleme, kogu süsteem on nii vähki täis, et noh, siin midagi õigusriigist rääkida või sellest
on juba täiesti raske, noh, sest et süsteem on iseennast ära söönud ja noh, nagu me oleme ennem ka rääkinud, et e-valimistega võidetakse valimised. Need, kes võidavad, teevad valitsuse. Need, kes valitsuse teevad, need määravad siis presidendi. President määrab kohtunikud ja nii ongi ring täis. Nii et noh, see on tõesti selliseks läinud, et see on puhas diktatuurne riik ja ütleme, need, kes on rikkad, neil on teised õigused kui nendest, kes on tavainimesed, kes tavainimesed tööl käivad. nii et jah, kahjuks asi on ja no muidugi Iisraeli koha pealt veel võib nii palju rääkida, et näiteks ma ei tea, kas Eestis teatakse seda, et on olemas nagu äh, IPAC, mis on siis noh, ametlik juudi organisatsioon, kes siis annab raha erinevatele poliitikutele, erinevatele siis näitlejatele, et oma agendat anda. ja no ma arvan, et umbes pooled USA kongressist on saanud raha endale sealt. ja muidugi nad peavad siis vastavalt hääletama nii, mis on kasulik Iisraelile. ja kui muidu ei tohi olla kongressis sul kahte passi, siis välja arvatud sul võib olla Iisraeli pass ja väga paljud. Ma arvan, et isegi seal on sadu liikmeid, kellel on see teine pass ka taskus, mis on Iisraeli pass. mis on ka muidugi hea, kui mingi süüdistus tuleb, lihtsalt lased jalga, lähed Iisraeli ja elad seal elu lõpuni. noh, näiteks kui tuletame meelde, et Charlie Kirk, tema keeldus IPAC-i raha vastu võtmast ja ta ütles ka seda televisioonis, et tema ei taha olla kellegi mõjutuse all. peale tema siis atentaati, surma, tema naine Erika Kirk 2 nädalat hiljem siis tegi leppe selle organisatsiooniga ja see organisatsioon hakkas siis nende noh, üheks põhisponsoriks. nii et maailm on kirju ja noh, kui vaadata, kuidas USA majandus on tegelikult ka, ütleme, pangad kuuluvad ikkagi ühele rahvusgrupile. kui vaadata noh, Facebooki, Amazoni, noh, võtame näiteks see ChatGPT, kõik need ju kuuluvad ühele rahvusgrupile ja nende rahvusgrupi esindajateks on just sionistid, kes siis näevad seda, et juudid ongi siis Jumala poolt välja loodud rahvus, kellel on teised õigused, teised normid. ja noh, nad võivad keda iganes pommitada ja teha, mis tahavad, aga keegi neid kritiseerida ei tohi. et noh, aga anname edasi. jah, nii ta on, aga me teeme siit väikese muusikalise pausi. küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Ameerikas elav tubli eestimeelne mees Maik Kalamus. jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. no Maik, nüüd on niimoodi, et eestlastele kuidagi Trump ei meeldi, mina saan sellest aru. Trump peab ajama oma USA asju ehk oma riigi asja ja ta on tõeline tubli mees. et mina ei saa tema kohta midagi halba, aga eestlastele ei meeldi ta sellepärast, et ta ei anna raha Ukrainale, sest eestlased kõik tahavad, et venelane maa sisse lüüaks. mõni ütles, et paneme põlvili, president vist ütles, surume põlvili. et vaat see ongi see probleem. ja teine asi, nagu sa juba mainisid, et Ameerikas elab 39 miljonit juuti. Ameerikas on elanikke 343 miljonit ehk peaaegu 11%, aga need juudid, kes seal elavad, need ei ole mitte siis lauaalused, vaid need on tõsised tegijad. ja Trump on seal hädas nendega, et ta peab ka nende juhistest seal siis lähtuma ja ta isegi katsub sealt leida paremaid lahendusi, et noh, me pärast räägime ka natukene Putini ja Trumpi kohtumisest, aga kõigepealt see minu versioon, et eestlaste vihkamine, igaüks, keda näed, tänapäeval räägib, oi, see Trump on lollakas. Trump on tark mees, ei ole ta mingi lollakas, vaatame oma 79 eluaastale. vaata, ongi siinsamas minu enda tuttavate hulgas on ju, ütlevad, et näed, et Trump on nii ja et ta on
noh, loll ja mis iganes ja siis küsid, et mis siis täpselt nagu ei meeldi, et noh, nagu räägi. et ei, aga siis ei osatagi nagu midagi välja mõelda, öeldakse, et noh, näed, et ta on siis sionistide käpiknukk. Näed, läks niisugusele rahulikule riigile nagu Iraanile kallale, aga nagu suuremat pilti ei osata kokku panna, võib-olla sellepärast, et Eesti meediasse lihtsalt ei jõuagi noh, vastav niisugune informatsioon, mis tegelikkuses toimub. Ei ole saladus, et Trump ju, kui ta oli 2016 valiti, töötasid tema vastu ju kõik Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, kõik olid tema vastu. Ja kui sa tahad ikkagi võimule pääseda ja ka saada, noh, ütleme natuke rohkem sõltumatut siis informatsiooni vahendada, siis sa pead ju kellegiga mingisuguse kokkuleppe tegema. Sest et noh, näiteks vaatame USA-s, ega Facebookis USA-s tsensuuri absoluutselt ei ole, siin ei ole Delfi-suguseid idioote. Noh, need on kõik ära koristatud, nii kui sai Donald Trump võimule. Samamoodi Jeff Bezos on, noh, päris mitmel korral kohtunud Trumpiga, nad teevad koos business'it. Amazon rendib siis vastavalt servereid USA riigile, nii et seal on jällegi asjad joones. Bill Gatesiga, noh, ollakse natukene kurjemad, aga näiteks kui inimesed kasutavad seda OpenAI-d, see ChatGPT-d, siis kas nad seda teavad, et see tegelikult kuulub ju Microsoftile ehk siis Bill Gatesile ja kui imestatakse, miks seal teinekord näiteks minule tehakse niinimetatud fact-check, et näed, AI ütles teistmoodi, noh, siis on selge see, et noh, sealt väga 100% adekvaatset infot ei saagi tulla. Aga no ütleme niimoodi, see oli ka põhjus, miks siis Trump nendega koostööd teinud on ja võtame näiteks BlackRock, mis on maailma kõige rikkam firma. Ta on ju jällegi, on ju teatud rahvusgrupi käes ja noh, teevad, mis tahavad, et State Street, Vanguard, noh, kõik on juudi firmad puhtalt. Ja kui vaatame siis USA pankasid, noh, siis valdav enamus on kõik on juudi omad. Ja miks mitte siis räägime ka siis sellest Federal Reserve'ist, kus siis Ameerika raha prindib. See on ju Rothschildide oma. Nii et noh, terve see riik on tegelikult nii sõltuv teatud rahvusgrupist ja just sionistidest. Et noh, ma arvan, et lihtsalt pidi koostööd tegema ja seal nagu muud varianti ei ole. Aga noh, näiteks enne jälle minu eest küsitud, et Tucker Carlson, Candace Owens on siis väga kriitilised Donald Trumpi kohta. Aga no jällegi ma seda ei usu, sest ma olen siin Ameerikas seda poliitilist teatrit ennegi näinud. See oli aastaid tagasi, kui oli siis suur sõnasõda niinimetatud meedias Ron DeSantise ja Donald Trumpi vahel. Ma olin Mar-a-Lagos ja ma rääkisin siis Donald Trumpi selle siis esindajaga, spokesperson, ma ei tea, kuidas see eesti keeles täpselt ongi, aga esindajaga, kelle käest siis noh, uurisin, et kas tõesti need olukord on nii halb, et Donald Trump siis vihkab Ron DeSantist ja vastupidi. Siis ta naeris ja ütles, et ei, et see on ainult poliitiline teater, et Ron DeSantis käib oma siis perega iga nädalavahetus Mar-a-Lagos siis Trumpiga aega veetmas, et noh, selles mõttes ma arvan, et tegu on rohkem sellega, et need Tucker Carlson, Candace Owens, neile on antud selline käsk kätte, et mängida niinimetatud vastast, tõmmata enda poole ka niinimetatud liberaale ja noh, ütleme neid liberteeriane, et noh, säilitada suuremat kontrolli ja samas ütelda välja seda, mida Donald Trump ise ei saa välja ütelda. Ta ju ei saa välja ütelda ühte kriitilist sõna Iisraeli kohta, aga Tucker Carlsonit ei saa keegi ju siis peatada, ütelda, mida tema mõtleb. Nii et noh, ma ise arvan seda, et kõik on niisugune suurem teater, noh, nii nagu siin maailmas asjad käivad ja ma ei usu, et selles midagi nagu halba on. Muidugi Eestis näiteks
kui inimestest küsid, et kas sa tead ka, mida Donald Trump head teinud on, siis pangutatakse pead. aga kas on ära unustatud, et ta pani ju piirid kinni? enam ei jookse inimesed üle piiri lihtsalt sisse, siin jooksid ju sajad tuhanded, mitte isegi rohkem, siin miljonid inimesed illegaale jooksid sisse Bideni ajal ja Trump pani selle kinni. ja nüüd ta saadab välja neid, kes on sisse jooksnud. noh, iga normaalne riik teeks seda, ma usun, Eesti teeks samamoodi. ja öeldakse, et oi, et illegaale visatakse välja. peabki välja viskama. kujuta ette, kui sinu tuppa ronib keegi murjam sisse. mis sa teed? Viskad ju välja ta. ega sa ei hakka siis ju toitma teda ja poputama. noh, see on absoluutselt loogiline. kui tulla ametliku rada pidi USA-sse ja teha oma paberid korda ja öeldakse ka seda, et oi, et siin ei saa siis paberid korda teha, kui oled üle piiri jooksnud. täiesti absurdselt vale jutt. mul on endal 2 advokaati, keda ma tunnen isiklikult, kes aitavad siis inimestel paberid korda teha ja saab küll korda teha. minul on endal 2 sõbral on täiesti paberid korda tehtud, kes tulid siia absoluutselt täiesti illegaalselt, jooksid üle piiri. nii et noh, see jutt ja agenda, mida siis ütleme, liberaalne meedia Eestis ajab, on absurdne. kui võtame siin majandust nüüd praegusel hetkel, tariifid ikkagi toimivad ja kehtivad ja silmnähtavalt USA majandus tõuseb ja töökohtasid tekib juurde. nüüd näeme ka seda, et kinnisvaraturg on jällegi hakanud ülespoole siin minema. nii et palju on sellist head ka tehtud. ja kui vaadata veel maksusid näiteks, et võib-olla Eestis ei teatagi, et näiteks Donald Trump võttis vastu seaduse nüüd sellest aastast, et kui sulle tippi jäetakse, siis selle pealt maksu maksma ei pea, et see on nullmaks. kui arvestada seda, et suurem osa teenindussfääri töötajad kõik saavadki tipina palka, see on ikka tohutu võit. ja teine asi, mis oli, on see, et pensionitelt enam makse pealt ei võeta. nii et mis sul pension on, selle saad 100% kätte. et palju asju on nagu kiiresti aastaga paremaks tehtud. aga ma arvan, et ma arvan edasi. jah, aga ma mõtlen, et Trumpil oli suur sõber Musk, et kuidas seal need suusad nii risti jooksid? no see on selge see, et suusad ei ole risti jooksnud, vaid Elon üritas oma siis äri lihtsalt päästa ja lihtsalt natuke kaugenes. ta ju ise lubas, et ta tuleb 3 kuuks appi Donald Trumpile, kui Donald Trump võidab. ta oli seal pea 6 kuud, nii et ta tegi rohkem, kui ta oli lubanud ja kui vaadata neid Trumpi üritusi, siis ikkagi Elon Musk on sinna kohale tulnud. vaevalt, et need suusad ristis oleks. see on jällegi niisugune kaval käik, et kes Teslasid ostavad, suurem osa ostavad seda Ameerikas liberaalid, tahavad elektriautot, ja loomulikult siis nendele tuleb nagu rohkem meeldida. nii et kõik on niisugune jällegi nagu see on see teater, et kindlasti ei ole neil suusad ristis ja kindlasti nad saavad omavahel hästi läbi. no nüüd tuleme siia Euroopasse, et Trump on natuke karvane, mitte natuke, päris palju karvane Euroopa Liidu ehk NATO peale, kes talle appi ei tulnud, aga ma saan eurooplastest ka aru, nad on, nagu Sven ütles, neid murjemeid kõik riigid on täis ja kui Euroopa Liit peaks või NATO peaks sinna sõtta sekkuma, siis nad põletavad selle kuradi riigi maha. Euroopa Liiduga on jah väga kurb lugu, et kui sa vaatad, kui palju on sisse toodud neid inimesi, kui ütleme Ameerikas õnnestus peatada see invasioon, siis Euroopasse on käinud pikemat aega ja kui vaadata suuremaid linnu Euroopas, siis on näha, mis seal toimub, et see on kõige väga kurb, kuhu on mindud ja kas siit enam välja tullakse, ma ei usu. Euroopa Liit on muutunud ju selliseks diktaatorlikuks riigiks, kus on diktaatoriteks inimesed, keda keegi pole sinna valinud. Võtame Van der Leyeni, võtame Kaja Kallase, kes oskavad ainult plärtsuda ja kes pole diplomaatias sõnagi kuulnud. Niimoodi, et see asi läheb aina hullemaks ja kui vaadata praegu seda energiakriisi, kui Venemaalt kütust ei osta, muidugi Eesti ostab ametlikult, ostab ikkagi Kasahstanist.
mis ei ole Venemaaga üldse seotud. see on satiir. aga noh, ülejäänud kütus tuli ju siis sealt Araabia maades läbi siis Hormusi väina. ja kui see nüüd pandi blokaadis on ju tegelikult mõlemad pooled, nii USA kui Iraan, siis mõtleme seda, et tegelikkuses käib ju maailma turu ümberjagamine praegusel hetkel. ja kes kõige rohkem teenib, on USA. USA hallata on ka Venezuela siis nafta ja ta tegeleb selle Venezuela nafta müügiga, see Venezuela ise ei tegele. niimoodi, et temast on saanud kõige võimsam tootjariik. noh, muidugi müüb ta Euroopasse hea meelega, sest et hind on ju hea. noh, Euroopas hind on kallis just sellepärast, et on meeletud maksud pandud peale kütusele. noh, ja muidugi, kui inimesed ütlevad, vaatavad trummi peale, et näed, et tema on süüdi, et need bensiinihinnad on kas Eestis või kuskil mujal nii kallid, siis tuleb arvestada sellega, et suurem osa sellest hinnast on ikkagi kohalikud maksud, mitte siis välismõjud. muidugi uudisena ka see, et Ühendemiraadid ju lähevad OPEC-ist välja, nemad hakkavad koostööd tegema ainult USA-ga. see muudab jällegi turu täiesti ümber. OPEC oli see siis, kes määras kütuse hulgimüügi hinnad ehk oli kartell. kui nende suurim liitlane sealt ära läheb, siis ma usun, et see asi laguneb laiali ja käibki see turu ümberjagamine. kas see oli siis mõte kohe algusest peale Trumbil? seda ei tea, aga noh, ma usun, et see konflikt lõpeb väga varsti ära ja sealt tuleb kasuna välja siis just USA. USA ju keelas ära Iraanil igasuguse naftamüügi ja Hiinasse nad müüa enam ei saa. seal sadamad on kinni pandud. Hiina on jällegi vaakumis, neil on kütust vaja, neil endal ju naftat ei leidu. et ainuke võimalus on jällegi USA käest osta. nii et kes siin praegusel hetkel kõige rohkem võidab, on ikkagi jällegi USA ja see ongi see Trumpi lubadus, et panna USA esikohale. mis siit edasi tuleb, noh, me ei tea, aga ma arvan, et Euroopa Liit kui selline kas majanduslikult täielikult taandareneb nagu mingiks Aafrika riigiks või see laguneb laiali pisikesteks riikideks. et noh, seda me saame väga varsti näha, sest et kütus hakkab ju Euroopas otsa saama. peale selle veel sõda Venemaaga. nüüd Saksamaa lubas, et nad hakkavad Ukrainat veel rohkem abistama. USA täna ütles, et ta viib 5000 inimest välja, sõdurit välja Saksamaalt. niimoodi, et need globaalsed muutused on tulemas, millest me juba ennem oleme rääkinud ja viidanud. nii et noh, saab huvitav aeg olema. noh, enne vanasti oli, et USA survestas Euroopat Vene vastasusega, aga täna on eurooplased ise, et mis huvi on see eurooplastel minna vastuollu Venemaaga, see ei anna ju neile mitte midagi, vaid hoopis vastupidi, teeb kahju. no Euroopa on täis Tsahkna-suguseid inimesi, kes on võimul ja kogu see asi ongi ikkagi maksumaksja raha ümberkantimine. et kui praegu nüüd tänu Ukraina valimistele, kus sai selline eurokonservatiiv, noh, rohkem liberaali moodi, vend sai võimule ja noh, tema kohe siis võttis vastu, et saab saata selle 90 miljardit Ukrainasse. noh, nagu me näeme, kuhu see raha seal läheb, suurem osa mitte nendele inimestele, kes seal võitlevad, vaid ikkagi suurtele tegelinskitele taskusse, kes saavad endale vägevad villad osta ja eks siis teistpidiselt ka vastavad need riigi esindajad. et igaüks on ju, näpud on ju rasvased, tahavad seda maksumaksja raha kuidagi endale saada ja selleks ongi vaja sellist lõputut sõda, kuhu saab panna nii palju kui vaja. kui julged midagi vastu ütelda, siis sa oled, näed, siis sa oled Putini agent, siis sa oled Vene spioon. aga kui laulad kaasa laulu, siis sa oled nagu tehtud mees. ja noh, paljud inimesed ei julgegi selle vastu midagi teha. nagu sa mainisid, et Euroopa Liit ei püsi eriti kaua püsti, eriti selle vale majanduspoliitikaga, sest nemad nüüd hakkavad kõik kõvasti Ukrainale relvi tootma, isegi Mersu autotehas pandi seisma ja hakatakse seal neid relvi tootma, et selline tegevus ei vii ju kuhugi ja sa ütlesid õieti, et niimoodi nad seal kokku või laiali pudenevad. no aga tuletame.
jah, tuletame ajaloost meelde, et kes on suutnud Venemaad siis alistada. kõik, kes on läinud suure hurraaga, on ikkagi lõppude lõpuks noh, alla andnud niimoodi, et ajalugu kordub. no nüüd hiljuti oli Trumpil telefonikõne Putiniga, mille peal meie omad eestlased on muidugi kõige suuremad Ukraina toetajad. Endale ei jätku vahendeid, et oma riiki üleval hoida. aga mis sa arvad sellest pooleteisttunnisest jutust? Eesti natukene küll meile siin andis teada, et mis oli see põhisõnum, mida Trump ja Putin omavahel siis andsid üksteisele teada. no ma arvan, et number üks asi on ikkagi see, kui me vaatame neid nüüd nafta hindasid, siis ega ju Venemaa teenib ka ju praegu väga hästi. ma usun, et suurem osa küttest ta müüb ilusasti Hiinale maha ja noh, ta teenib rohkem kui kunagi varem. noh, siit edasi, kui siis Venemaa üritas aidata Iraani, noh, tõstis kohe Trump näpu püsti. nii et no ma arvan, et seal on väga kindlad jooned, mis pandi paika, et kui Vladivostokis, jah? jah, et kui me teeme nii, siis saab meiega ikka business'it ajada, sest et suurem osa ju USA tuumakütusest tuleb ikkagi siiamaani Venemaalt. nii et ega see äri seisma pole jäänud. noh, Euroopa Liit on ainult see, kes on endale jalga suutnud tulistada kogu aeg no.. ja ütleme, see sõda, mis on siis, ütleme, niinimetatud venasrahvuste vahel, sinna õli tulle valada, ajada sinna siis veel igasuguseid rahasi peale ja kusjuures von der Leyen ütles eelmine nädal, tegelikult see nädal ütles, et tema näeb järgmise Euroopa Komisjoni juhina Vladimir Zelenskit. see on täiesti päriselt, mis ta ütles. noh, siis näeme, missugused on nende siis mõtted tuleviku suhtes. Nad tahavad nii väga seda Ukrainat endale kuidagi saada. ja siis Zelenski veel panna sinna etteotsa. noh, nii ütleme, valele teele on Euroopa Liit läinud. ja noh, ma loodan, et lihtsalt Eesti ei jää niisuguseks kõrvalvaatajaks ja lihtsalt üks hetk antakse ära või tehakse mida iganes, sest et Eesti kaitsevõime on olematu. Eesti on vaene. ja kui noh, ütleme, USA väed näiteks Eestist ära viib üks hetk, siis on probleem suur, et mis ja kuidas edasi. ma küsin sinu kui targa mehe käest, kes sa oled ka paadunud Eesti riigi fänn, oma rahva. et miks täna käib siis see pidev see õhutamine, et Venemaa tuleb kohe kallale, kuigi Putin on kordades öelnud, tal ei ole mingit huvi siia meile kallal tulla, aga miks seda kogu aeg niimoodi päevast päeva kellatakse, mis huvi see on? no kujutad sa ette, kui sulle öeldakse, et sinu kõigis hädades on süüdi sinu naabrimees. noh, mis iganes sul on, köha, nohu, ikka on naabrimees süüdi. noh, ja siis sa hakkadki arvama, et kõik ongi selle naabrimehe pärast. ja niimoodi on alati, see on tavaline asi poliitikas, kus otsitakse mingit välisvaenlast, kui endal on suured probleemid. noh, Eestis ju täpselt nii on, kui sa julged midagi vastu ütelda, oled sa kohe noh, sildistatud. ja noh, kui me vaatame Eesti majandust, vaatame Eesti maksusid, noh, kuhu on Eesti jõudnud, kui inimene tõesti üks hetk sellest hirmust üles ärkab, Venemaa hirmust, ja näeb, mis tegelikult on siis Eestis toimunud, noh, see tuleb suure šokina. aga välisvaenlast, seda põmmutatakse kogu aeg, kui vaatad Eestis nende ametlikke veebilehti, igal pool on ju Ukraina värvid. noh, nagu oleks Ukraina oblast üldse, mitte Eesti riik. ja noh, sellega ongi ja noh, ma olen kuulnud, et Eestis isegi mingi linnadesse pannakse mingeid tanke ülesse, et näidata veel rohkemat sõjahirmu inimestele, et noh, sina hoia suu maas, sest et meil on sõjaaeg. noh, ei ole sõjaaeg, see on lihtsalt selline propaganda ja hoitakse siis inimestel pead maas, et jumala eest sa ei ütleks seda, mida sa mõtled. no nüüd vabandust, saate lõpetuseks räägime siis Rummusi väinast, et millega see ükskord lõpeb? no ma arvan, see lõpebki täpselt sellega, et see on selline great reset maailma naftaturul. ma usun, et USA väljub sellest võitjana. tema saab siis kontrolli sellesama väina üle, ta saab teha, mis tahab. ta saab müüa oma kütust üle maailma, ka Euroopasse,
nii et ma usun, et USA-le tuleb see suure kasuna ja noh, ülejäänud maailm siis peab siis imema näppu ja vaatama, kuidas nad ise hakkama saavad, sest et noh, turud mängitakse ümber ja just USA kasuks, et see oligi siis Donald Trumpi lubadus ju teha Ameerika suureks, aga suureks ta saab ainult siis teha, kui on kontroll nafta üle. Siin on üks asi veel, mida inimesed ei tea äkki või on ära unustanud, et see oli 1971, kui Nixon sidus lahti USA dollari kullast ja mis oli siis idee? Idee oli siis siduda see nafta dollariga ehk kogu maailmas nafta müük käib läbi dollari ehk see petrodollar on siis tagatiseks USA dollarile. Ja noh, nagu me mäletame, Bideni ajal juba tekkis BRICS, kes siis tahtis üle võtta seda süsteemi, tahtis oma raha sinna peale digitaalse jüääni panna sinna käibele. Noh, kui see oleks läinud käiku, oleks USA majanduskollapsis. USA dollar oleks väärtuseta paberleht. Et ega seal Donald Trumpil muud üle ei jäänudki, kui sedasama nüüd BRICS-i ära lõhkuda, sest et Venezuela oli kohe saamas BRICS-i liikmeks. Iraan oli juba BRICS-i liige, nii et noh, tõmbame siia jooned, et see on kõik selleks, et siis USA majandus säiliks, see majanduslik edu säiliks ja noh, et USA inimene ei läheks pankrotti selle pärast. Et noh, see on üks mitme osaga asi ja usun, et USA tuleb kindlasti välja võitjana. Mis Euroopas saab, see on juba teine küsimus. No nüüd kõige viimasem küsimus, et ilmselt tundub, et Trumpil on nii palju selget mõistust olnud ja Iraanis enam lahingutegevusi ei jätka. No ma arvan küll, et see aeg on läbi ja ma usun, et noh, seal oli ka palju Iisraeli riigil seotud see, mille pärast see asi seal niimoodi nii teravaks läks, et võib-olla Donald Trump oleks suutnud selle mõistlikumalt lahti harjutada selle umbsõlme, aga Iisrael tahtis nii hirmsalt Iraani rünnata. Tuletan meelde ka seda, et USA-s on ju 40 aastat on ju kõik presidendid lubanud, et nad teevad selle Iraani asja korda. Siiamaani ju keegi ei ole sellega tegutsenud. Ja Donald Trump, kui hakkas nüüd selle asjaga tegutsema, siis on ta halb inimene. Teised ainult lubasid, midagi ei teinud. See mees, kes lubab ja hakkab tegema, vaat see on halb. Enne saate lõppu ma tahan veel ühe asja rääkida, mida vist Eesti meedias ei ole räägitud, mis on tohutult tähtis uudis. On see, et Ameerikas on selline suur organisatsioon, on Southern Poverty Law Center ehk SPLC ja see on selline organisatsioon, kes saab miljardeid dollareid siis USA valitsuse käest. Tema siis on selline, ta on nagu mustade liberaalide hallata, kes siis tegelevad rassismi ja igasuguste selliste halbade nähtuste väljajuurimisega. Noh, nad on tohutult rikkad, ma arvan, üks rikkamaid organisatsioone Ameerikas. Ja nüüd tuli välja selline asi, noh nüüd anti üle siis nõue kohtusse ilmuda, et need samad, kes pidid rassismi vastu võitlema, mustanahalised, andsid hoopis raha selliste organisatsioonidele, mis olid siis neonatsid, KKK, Ku Klux Klan, igasugused äärmusrühmitused ja sinna anti miljoneid dollareid aastas. Sa kujutad seda asja ette. Ehk nemad siis toitsidki seda niinimetatud rassismi. Ja noh, ma vaatasin Eesti uudistes sellest mitte kuskilt ei räägita, aga noh, see on selline pomm asi, et milles nagu noh, nüüd peaks igaüks üles ärkama see, et white supremacist oli loodud hoopis mustade poolt ja rahastatud. Ja kui vaadata selle, mis Charlottesvilles juhtus mitu aastat tagasi, oli siis niinimetatud siis neonatside ja siis valge ülemvõimu siis niisugune demonstratsioon ja sinna siis sama mustade demokraatide organisatsioon andis $470,000, et seda korraldada. Ehk tema korraldaski selle ja sinna muidugi siis saadeti ka Antifa
et tekitada siis niisugust rassistlikku õhkkonda ja sellist noh, ütleme kaost. nii et noh, kui inimesed sellest aru saavad ja näevad, milline teater on käinud, noh, kes seda ütleb, äkki Eestis käib see asi samamoodi, äkki samamoodi rahastatakse neid niinimetatud teisi organisatsioone, et näidata, kes on siis meie vastu ja küsida siis riigi käest veel rohkem raha. et näed, et me ju tegeleme sellega. nii et noh, see on selline kõrvaluudis USA-st, et loodame, et see jõuab ka siis Eesti kuulajateni. ma nüüd kõige viimase küsimuse, et kuigi USA survestas Iisraelit lõpetada sõjategevus Liibanoniga, see ei ole tänase päevani lõppenud, et miks Iisrael seal lõhub seda Liibanoni nii segamini, no seal praktiliselt pole linna enam, kus vahet püsti oleks. no see on väga lihtne. Nende nüüd judaismi siis noh, neil ei ole piibel, neil on Talmud. selle järgi on siis Jumal andnud neile siis riigi, Iisraeli riigi. ja kui neid piire vaadata, mis on nad ise tõmmanud, sionistid, noh, see läheb Türgini, see on osa Egiptust ja noh, kogu aeg ongi ju Iisrael kogu aeg niinimetatud laienenud selle nimel, et saada tükke igalt poolt juurde. sest judaism ei ole kristlus, need on täiesti kaks eri asja. Neid ei tohi segamini ajada ja kristlus ei ole eriti hinnatud Iisraelis. nii et kui inimesed arvavad, et nad lähevad sinna Jeruusalemmi, et see on nagu kristlaste koht, siis tegelikkuses ta ei ole siis kristlaste pühapuu või? on, aga juutidele ei meeldi see, kui seda käiakse siis külastamas. nii et noh, nende jaoks on ikkagi judaism ja see tõotatud maa, mis on siis nende siis pühakirja järgi loetud, siis nad leiavad seda, et selle pommitamine ei ole mingisugune patt, et need on kõik ju teised, ongi mitteusklikud, noh, kes ei usu nende seda judaismi, nii et noh, kõik käib selle nimel. küsimus on see, kas keegi suudab neid peatada, kas keegi suudab selgeks teha, et see ei ole normaalne, kui sa kõrvalriike käid lihtsalt pommitamas või ahistamas või neid tükke küljest ära võtmas. selge, aitäh sulle, Maik Kalabus, see oli tänane siis meie Youtube'i ja Kagu Raadio saatetund ja teile head Youtube'i ja Kagu Raadio kuulajad, ilusat päeva jätku. tänud, nägemist.